Ikka ja jälle selgub, et tavalisi päevi saab elada kirjuks nagu pühade muna. Kui keegi oleks meile Gretega paarkümmend aastat tagasi öelnud, et mõnusa elu üks tore osa on rutiin, siis oleks me naernud. Täna aga noogutame mõlemad. Hea rutiin on hea. Me hommikud siin Karu peres on üsna ühte nägu. Meie peres on juhtunud nii, et mina ärkan esimesena. Kui vaja, kütan ahju, võimlen ja teen kohvi. Ja siis on Kirke üleval. Ta on me peres ainus, kes endale eelmisel õhtul sätib pooli riided valmis, et ei peaks sellele hommikul aega kulutama. Neil on klassis sõpradega pisike võistlus, et kes jõuab esimesena kooli. Ühe korra on Kirke võitnud. See juhtus tol korral, kui ta hakkas natuke enne kella 7 minema. Tunnid algavad neil kell 8 ja meilt on kooli nii umbes 6 minutit kiiret kõndi. Pärast lõunal tuli ta rahulolevalt koju ja rohkem pole ta nii vara enam minema hakanud. Emilil 7. klassis seevastu tundub olevat selline võistlus, kus võitja on see, kes viimasena enne kella helinat tundi jõuab. Ilmselt tahab ka koolis saada. Anni hommikud aga sisaldavad riidesse paneku ja hambapesu kõrval alati patsitegu ning dilemmat, kas täna võtta kaasa mänguasi, kelk või jalgratas. Jah, pisikeste nippidega saab igapäevased tegemised muuta tõeliselt põnevaks, lausa ägedaks. Keeta mune 6-7 minutit ja jätta munad sooja vett. Hiiga see kinnast. Sa võid siia 2 kätt panna ühe kinna sisse. Aga siis ta ei saa ju värvi, siis ta ei saa ju ühte hoida. No siin tuleb hakata lihtsalt niimoodi. No see on nagu pulber. Ma arvan, et teid peab alguses võtma pintsliga natuke nagu värvida. On üsna selge, et ka traditsioonid saavad tekkida asjadest, mis on ägedad. Munade värvimine ja koksimine kuulub meie pere traditsioonide hulka. Kuulus siis, kui meie Gretega olime lapsed ja kuulub ka nüüd. See lihtsalt on armas. Ja kui mõni meist, me suur laps nimelt, on ka munade pühale eelnenud ööl maganud ainult 3 tundi, pole ka see takistuseks. Munade värvimist ei saa ju mööda lasta. See on kudend näoga. Mega uneks on ju, aga nagu ei saa magada ka eriti. Ma mõtlen mingi muu värvi, pärast saame jälle selle lilla värvi. Mul ei lõikatki ju. Keera teine ots. Teine ots. Kellel nüüd katki läks? Anni. Nüüd keera Annis aga teine ots. Mul läks kannas. Keerame selle keskmisuse. Me igakevadine traditsioon on ka kase tikkamine. Lähed, siin meil kunagi on olnud juba see auk. Siit me oleme juba 1 aasta võtnud mahla. Siia ei pane rohkem. Paneme siia poole. Käisin isaga pisikese poisikesena kaasas kase mahla toomas. Nüüd saame seda teha oma lastega. Võib ju mõelda, et igav ja iganenud, aga tegelikult on see hoopis tähenduslik. Kevad on kohal. Ja oma kasemahl on nii magus.
Kirke ja Anni käivad praegu iga päev uurimas, kui palju kasemahla on purki tilkunud. Issi, miks seda koord peaks ära võtma? Siis saab selle... See pritsib nagu vesi põhimõtteliselt. Ja, siis saab selle toru panna vaata lähemale. Sama põnevil on Kirke ja Anni jäämineku üle. Alt täitsa tühi ju. Aga on siia prakusse seda veel. Äge! Nii need traditsioonid tekivad. Ikka koos toimetades ja ägedaid asju tehes.